Tervist, head inimesed! Mida öelda pühapäeva õhtu puhul? No, sõitsin ringi Plaan B bussiga, tegin kampaaniat, inimestele meeldis, paljud lehvitasid. Eks me jätkame sellega ja ütleme tõde välja. Kahjuks täna ühtegi erakonna telki ei olnud. Või õnneks, sest Plaan B buss peletas nad eile minema ilusti. Tegime oravatõrjet ja tegime üldse vanaparteilaste tõrjet. Punane sotside telk oli hommikul, aga nad koristasid ka ennast kohe sealt ära, kui Plaan B buss mööda sõitis. Aga no see selleks. Ja mis mind üllatab on nagu see, või tegelikult õigemini isegi ei üllata, vaid telgid on ühtemoodi, ainult värv on erinev. Aga kui vaatad, kes seal telkides on, siis võib-olla eelmistel valimistel see, kes oli rohelises telgis, on nüüd punases telgis. See, kes oli enne, ma ei tea, tume sinises telgis, räägib, kui vägev on nüüd helesinine erakond ja nii edasi, et päris kole lugu on nagu see, et kus aga soojem ja parem on, et seal nagu neid asju tehakse. Et tegelikult peaks olema ju mehe sõna ja kindel naise sõna, et olen siin, siia jään, selle alt tegutsen, et miks peaks nagu rääkima seda, et täna on roheline värv ja ülehomme on punane ja ülehomme on üldse sinine. Nii et head inimesed, peame vastu valimiste päevani ja tegelikult ei maksa võtta seda valimiste asja niimoodi, et saaks aga läbi ja saaks rahu. Rahu ei saa, sellepärast, et parteid, vanaparteid keeravad rahu pekki. Õigesti tuleb valida. Meil on plaani B-d vaja. Vanaparteilastega me ei saa edasi minna. Me ei saa vaadata seda, et sinine värv, punane värv, kollane värv. Ei, meil pole neid värve tarvis. Meil on vaja Tartu ja kogu Eesti panna õigele rajale. Tartule ja kogu Eestile on vaja plaan B-d, valime targasti.